Füüsiline aktiivsus on tervisliku eluviisi võtmetegur, kuid tänapäeval on inimesed muutunud pigem väheaktiivseks. Doktor, milline on füüsilise aktiivsuse roll peavalu ennetamisel või leevendamisel? Kõige tüüpilisemate esmaste peavalude puhul on juba ammu teada, et füüsiliselt aktiivne eluviis omab ennetavad toimed ja päris tugevad. See kehtib eeskätt just pingetüüpi peavalude ja migreeni profülaktikas. Mis selle taga on? Jällegi meie normaalne ajufüsioloogia, sest inimene on loodud sedavõrd aktiivse olendina looduse poolt, et kui me teeme midagi füüsilist aktiivset ja see meile meeldib eriti, ehk siis teeme trenni inimkeeli, et siis meie aju hakkab sel ajal tootma meie loomulikke valuvaigisteid, mille tulemusena valulävi tõuseb ja siis osa peavalusid jääb olemata. Et see on see põhiline ennetav mehhanism, kuidas füsioteraapia ja reaalne füüsiline aktiivsus regulaarne aitab vähendada peavalude sagedust. Pingetüüpi peavalu puhul lisaks sellele on veel ka nõndanimetatud perifeerne mehhanism, ehk siis kui inimene on füüsiliselt passiivne, siis tema kaela õlavöötme lihased on pinges ja see vallandab pingetüüpi peavalusid. Kui inimene jällegi muudab oma elustiili aktiivsemaks, kas läbi selle, et hakkab trennis regulaarselt käima või teeb kodus spetsiaalseid õlavöötme kaela harjutusi, siis selle arvel ta suudab ära hoida sellist patoloogilist lihastoonuse tõusu ja läbi selle pingetüüpi peavalusid inimesel on palju vähem. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!